Protestikirjad on siis kõik üle antud, kokku circa 35 000 kirja, nagu nägite, selle käru peale vaevu mahtusid ära. Igale fraktsioonile rohkem kui 7500 protestikirja, rohkem kui 7500 reaalselt inimeselt, kes on need ise tagasi saatnud meile, ise allkirjastanud. Väga täname kõiki inimesi, kes selles aktsioonis osalesid, andsid oma äärmiselt väärtusliku panuse, et see operatsioon ellu viia. No paljuski sellepärast me siin Riigikogu ees oleme, et peaaegu täpselt aasta tagasi andsime üle 38 000 inimese allkirjad kooseluseaduse vastu ja me teame, et tegelikult sellele ei järgnenud peaaegu mitte mingisugust seisukohavõttu Riigikogu poolt. Ja sestap oleme otsustanudki mõjutada Eesti demokraatiat veel, sest see küsimus kooseluseadusest perekonna ümberdefineerimine ja määratlemine, see läheb inimestele korda. Aitäh teile kirja eest. Sul aitäh kätte. Väga hea on näha, et ka sotside ridades on inimesi, kes ei toeta seda eelnõud. Tervist. Sulle meil on siis põhimass on nagu ühte meelt ja on ka inimesi, kes arvavad, ütleme, nagu traditsioonilises võtmes. Loodetavasti need 1000 või 7500 nime nagu kinnitavad teie traditsioonilist positsiooni. Ja. Ei, selles mõttes mul on kindlus olnud. Aga mina andsin ammu juba allkirja, eks ole, toetuseks ja mingit põhjust seda allkirja tagasi võtta. Annan teile üle ka meie väikse kaaskirja, et ega see midagi otseselt uut ei ole, et need sama positsioonid, mida on väljendatud siin protestikirjades ja mida me oleme ka oma avalikes seisukohtades väljendanud. Meie mureks on see, et nagu meediaski on kirjutatud ja väga paljud inimesed on välja öelnud, et on jäänud mulje, et selle kooseluseaduse sildi all tegelikult püütakse seadustada homoabielu. Sest kui me vaatame ka regulatsiooni, siis see on abielu regulatsiooniga väga suures ulatuses kokku langev. Et see on see, mis teeb inimestele muret, et kui tahetakse homoabielu seadustada, siis tuleks seda teha otse ja ausalt, et mitte nagu ümber nurga ja sellistest, ütleme, eufemisme kasutades, et see on üks asi, mis meile ka nagu muret teeb. Meie tööst on võib-olla jäänud mulje, nagu me oleksime keskendunud vaid ühele teemale, kooseluseadusele ja homoseksuaalsusega seonduvatele küsimustele. Tegelikult oleme vägagi teadlikud, et meie ühiskonnas leiab aset laiem revolutsiooniline protsess, mis üritab süstemaatiliselt õõnestada mitte ainult Eesti, vaid kogu Euroopa tsivilisatsiooni aluseks olevaid väärtusi ja hoiakuid. Üheks peamiseks revolutsiooniliseks sisendiks on just nimelt homoõiguste sildi all teostatav homopropaganda ja inimühiskonna alusinstitutsioonide ümberdefineerimine. Ning meie protestikirjade keskmes oligi püüdlus tuletada poliitikutele ja Riigikogu liikmetele eriti meelde, et põhiseadus kohustab neid kaitsma perekonda, mis on põhiseaduse paragrahvi 27 kohaselt rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alus. Perekond ei ole ükskõik mis, vaid see tõepoolest on fundamentaalne ühiskondlik institutsioon, mille vastu meil tuleb taastada austus, kui me tahame, et meie rahvas ja kultuur võiks kesta edasi. Ma ei teagi, me palju teie aega ei tahtnud raisata, et siin pikka juttu ei ole, et suur aitäh teile kõigepealt selle eest, et te olete seisnud sellel positsioonil, mida me ühiselt jagame. Et see on äärmiselt oluline, et parlamendis on üks erakond, mis ei tagane nendest aluspositsioonidest, et kuskilt läheb piir ja sealt tagasi astuda enam ei või. Ja võib-olla sellise väikese märkusena ka seda, et ma tänan teid, et olete kannatanud ära selle e-kirjade tulva, et ma loodan, et see ohver on ennast õigustanud selles mõttes, et ma olen kindel, et see on ebamugav oma postkastis niisugust olukorda näha, aga teiselt poolt me teame ka seda teistest fraktsioonidest, et see on asi, mis on pannud mõtlema. Ja see on vist ainukene kord, kus me oleme saanud kõigilt oma valijad kirjad. Neid on päris mitu. Aga veel kord, ma arvan, et kõige olulisem on see, et demokraatias peab kõigil inimestel olema hääl ja õigus seda väljendada rahvaesindusele. Seetõttu selline põlastav ja üleolev suhtumine, mis on olnud nii nendele protestikirjadele kui allkirjadele, kindlasti me sellist hoiakut ei aktsepteeri. Tere! Marra Vooglaid. Kadri Simson. Tere! Sellega meie poolt väikse kirja, kaaskirja nendele protestikirjadele, et siin on siis, see on täpne number, ligikaudu 7600 protestikirja erinevatelt inimestelt kooseluseaduse läbisurumise püüdluste vastu. Nii et nagu te näete, nii eestikeelsed inimesed kui venekeelsed inimesed kõikjalt üle Eesti on väga mures selle asja pärast ja loodavad, et rahvaesindajates jätkub põhimõtte kindlust kaitsta meie ühiskonna kõlbelisi alusväärtusi ja institutsioone nagu abielu ja perekond. Et väga paljud inimesed on pettunud olnud see retoorika pärast, millega seda seadust püütakse läbi suruda, nagu oleks abielu midagi muud. Samal ajal on näha, et kooseluseaduse regulatsioon on peaaegu identne abielu regulatsiooniga ja nii edasi.
Et meie lootus on ikkagi see, et asju tehtaks esiteks nagu sirgjooneliselt ja ausalt, ja kui tahetakse oma abielu seadustada, siis räägitakski sellest, mitte ei püütaks nagu erinevate asjadega inimesi eksitada. Need siin ongi tähendab 2 klassi meile 7500 kirja, mis tähendab omakorda, et see ei ole kindlasti ei roboti ega hüberni. Siin on konkreetse paberide allkirjade. Ja kus ma tean, millised kastid minu omad on? Kohe näitame teile, et siin on üks. Palun. Teine Reformierakonna kahju. Aga me läheme üles neid lugema. Aga jah, ega see on midagi väga palju ei ole lugenud, et sõnum on sama, aga allkirjad. Ei, aga sa ütlesid, et kõik on individuaalselt kirjad. Selles mõttes, et ei ole kõik on niimoodi. Aga me läheme allkirja võtma. Mingi allkirja. Nüüd, kui meie protestikirjad on Riigikogule üle antud, on jälle oluline meenutada, mis on meie missiooni kese. Meid on niivõrd palju süüdistatud alusetult sallimatuses, vihkamise õhutamises, isegi putinismis ja natsismis, et ei jõua neid kordi enam kokku lugeda. Ja kui nüüd küsida, mis on olnud kõige raskem asi meie töös sel kevadel püüdluses seista vastu kooseluseaduse läbisurumisele, siis kahtlemata on olnud see selline meediapoolne jõuline desinformatsioon, mis siis kooseluseaduse läbisurumise püüdlusi on pidevalt saatnud. Ja sihtasutus perekonnatraditsiooni kaitseks on siin tõestanud ennast teatava sellise demokraatia valvurina, et me oleme näinud äärmiselt hulle manipulatsioone Riigikogu enda sees, et siin me näeme, kuidas see kooseluseaduse läbisurumine on võetud poliitilise agendasse ja seda on tehtud täiesti jultunul ja häbitul näotul viisil. Ja muidugi oleks naiivne loota, et meie protestide tõttu nüüd kooseluseadus arvatakse automaatselt Riigikogu menetlusest välja. On peaaegu kindel, et seda menetlust jätkatakse ja et selle juurde tullakse sügisel tagasi, kuid juba see on meie väga suur võit, et kooseluseaduse eestvedajate algne plaan see enne jaanipäeva läbi suruda on tänaseks läbi kukkunud. Selles me võime olla kindlad. Ja selles on oma väga oluline osa kõigil inimestel, kes meie aktsioonis osalesid, kes selle protestiaktsiooniga ühinesid. Nagu ma olen varemgi korduvalt rõhutanud, kavatseme me kindlasti teha kõik endast oleneva, et informeerida kümneid, kui mitte 100 000 inimesi üle Eesti Riigikogu valimiste eel, millised poliitikud toetasid kooseluseaduse läbisurumist ja millised püüdsid sellele vastu seista ja sellega seonduvalt, milliseid poliitikuid valimistel toetada ja milliseid mitte. Ning kindlasti püüame me viimase võimalusena kutsuda inimesi ka avalikult tänavatele meelt avaldama kooseluseaduse läbisurumise püüdluste vastu, kui enam mitte miski muu ei aita.